Järgnevatel nädalatel ma proovin midagi teistsugust. Ma lindistasin ühe pika video ja nüüd igal nädalal te saate mõned nii-öelda siis astmed sellest materjalist. Ja samamoodi siis blogisse tulevad vaid mõned siis astmed, et teha need astmed nii-öelda ja sammud väiksemaks, nii et nii-öelda see, mida ma siis kokku panen, saab ka nii-öelda söödavamaks ja siis parajateks tükkideks. Nii et vaata videot, tee läbi ikkagi ülesanded ja oota siis järgmist videot, mis tulevad siis nüüd ülesse iga nädal ühe korra ja mingi hetk siis tuleb ka täpne siis aeg, millal ja kuidas nad hakkavad regulaarselt siis ülesse tulema. Nii et naudi videosid, pane kõik töösse ja ela ja toimeta täies jõus ja väes oma unistustega. Mahalo! Aloha imelised seiklejad teisel pool ekraani, minu nimi Kristarra Laksmi-Titton ja jällegi eetris imelisest San Diegost ja täna ma teen väikese tutvustuse endast nagu ikka ja seejärel läheme täna teema juurde ja ma mõtlesin, et ma teen sellele eneseabi teemale vol 2 video, sest mul tuleb igast uksest ja aknast praegu küsimusi ja inimeste teemad ja probleemid hüppavad ülesse. Ja ma korjasin need kõik kokku ja panen selle video siis teemaks, mis siis blogis ka saab väikeste lisadega siis toetatud. Ja kutsun ennast külluse antropoloogiks, usun, et meis kõigis on olemas aarete laegas. Kui me selle avame, leiame sealt oma talendid, paneme need töösse, aktiveerime oma holistilise külluse ja hakkame manifesteerima oma siis imelisi muinasjutte siinses reaalsuses iseenda tingimustel. Aga täna siis teeme siis nii-öelda eneseabi vol 2 ja ma toon siin välja mõningad teemad, kuna mul on mitmed inimesed väga-väga kriitilises seisus praegu ja ma tahan anda siukse väikese siis teejuhi, kuidas ja kas nendest asjadest siis välja tulla. Ma olen ise sellistes situatsioonides nii palju korduvalt olnud ja väga paljusid oma kliente nendes situatsioonides samamoodi siis välja juhtinud. Ja minu lähenemine on hästi uue aja lähenemine. Mida ma sellega mõtlen ongi, et see on siis indigo kristall kuldenergiate siis suunitlus ja see võib olla natukene oma ajast ees, natukene pea peale pöörata väga niisuguseid traditsioonilisi mõtlemisi, et ära mõista seda hukka, vaid ole avatud meelega ja vaata, proovi, katseta, võib-olla on tõesti ka sinu jaoks kuulda. On istuda maha ja küsida endalt, kas ma tahan seda muuta. Kui sa ei taha seda muuta, siis ei olegi, lõpeta lihtsalt selle video vaatamine ära ja lihtsalt tee, mis siis tundub õige. Kui sa tahad seda muuta, siis vaata edasi, ma annan sulle järgmised sammud ja nüüd vahe ongi see, et mitte ainult ära vaata edasi, vaid ka tegutse edasi. Vaata see video lõpuni, tee need ülesanded ära ja pane see töösse ja siis mõne päeva pärast, võib-olla nädala pärast võiksid siia alla panna kommentaari. Aitäh, Kristal, proovisin need asjad ära, täiesti toimis, juba ongi olemas uus raha, küllus, mis iganes, on ju. Et väga lahe oleks teada. Et ole just see, kes on tegutsejad, ei ole ainult ühest kõrvast sisse, teisest välja. Nüüd, kui sa oleks selgeks saanud, miks sa seda muuta tahad, siis sa juba hakkad nii-öelda liikuma sealt nii-öelda kuristikust välja. Aga seda võib sageli olla raske teha, sest sul on tegelikult vaja saada juuripidi, miks sul on see probleem nii-öelda selgus. Proovi nii-öelda mõtelda 3 tasandil. Mida sa uputad, kas see on mingi valu, kas sa oled just lahku läinud, kas on just see, et sul ei ole tööd, sul on hirm tuleviku ees, sul on lihtsalt eksistentsiaalne ellujäämishirm praegu, et mis asi see on, mille eest sa põgened. Esimesed aastad, kui minu siis esimene suurem suhe nii-öelda siis lahku läks oma poja isaga, ma tegelikult esimesed aastad tõesti põgenesin oma probleemide eest ja siis ma jõudsin ühel hetkel selgusele, et okei, et sellega ma ei jõua kaugele. Ja mis on selle valu põhjus? Nüüd, kui sa oled just värskelt näiteks lahku läinud, siis ka miks nii-öelda siis see lahkuminek toimus, mis ei toiminud seal, mis on järgmisel korral teistmoodi vaja, tuleb väike nii-öelda siis endasse vaatamine teha. Ja on väga hea, kui sa teed vähemalt nimekirja, kui sa paned üles 1, 2, 3, 4, võib-olla 10 erinevat asja,
siis miks sa arvad, see on probleem ja mis on nii-öelda siis selle põhjus. Sest nüüd, kui sa seda kätte ei saa, siis sa ei saa ka nii-öelda selgeks siis, miks sa tahad seda muuta. Ja sellega seoses põhimõtteliselt võib isegi siia panna võib-olla uue nii-öelda siis punkti ka, et kokku tuleb 8 punkti. On vaja selgeks saada, mis on sinu miks sa oled siin planeedil. Kui sul on lapsed, siis on väga lihtne tavaliselt. Lapsed on see miks sa tahad, näiteks minul ka, ma väga palju kordi olin nii-öelda siis selle enesetapu äärel ja ma ei teinud seda, sest ma teadsin, et ma pean ennast läbi vedama seda oma poja pärast. Ja see võib olla lihtne miks, on ju. Aga nüüd, kui mõtleti, et kui mind homme enam ei ole, mis ma tahan, et mis jääks minust järgi, kas sellest oleks siis ainult mainevara või on ka midagi, mida inimesed saaksid edasi tulevikus kasutada, kas selleks on raamat või õpetused või mis iganes. Kui sa selle miksi kätte saad, isegi kui sa saad väikese miksi, et ma tahan lihtsalt elada selleks, et füüsiliselt ja vaimselt ja meeleliselt ennast korda saada, siis see on ka alguseks täiesti sobiv miks, et ei pea olema kohe mingi mega suur miks, on ju. Nii et see miksi teema ja kui sa tahad sügavamalt miksi teemaga toimetada, siis ma soovitaks mõelda mõne minu kursuse koolituse peale, seal on meil kohe hästi sügavad, mis jõuavad juurteni nii-öelda teemaga. Aitäh, et sa vaatasid tänast videot, loodan selles oli palju väärtust sinu jaoks, nii et vaata läbi blogist siis ka ülesandeleht tänaseks korraks ja kui sa tahad tõesti integreerida seda, mida ma jagan, siis pane see töösse just tehes ka ülesanded läbi. Ja aitäh sulle, et sa jälgid minu tegemisi ja kui võimalus, siis jaga seda videot nii paljudega kui võimalik ja kindlasti, kui sa ei ole veel saanud järgijaks, siis kindlasti vajuta järgija nuppu siis kas Facebookis või YouTube'is või Instagramis, kus sa parajasti oled. Ja kui sa soovid endale siis teejuhti kas individuaalse coachinguna või siis grupi coachinguna, siis anna samuti teada. Ma panen selle video alla siis Kristal Ra meistriklubi lingi, mis on 35 € kuus ja kus on meil siis ka üks pikem Facebook live, kus inimesed saavad siis otse küsida mult küsimusi ja ma siis jagan oma nippe ja trikke. Ja kui sul on soovi siis üks-ühele coachingut, selleks on mul mitmeid erinevaid põnevaid programme teemakohaseid, siis võta minuga ühendust ja leiame sulle täpselt õige siis rätsepaülikonna sulle sobivas mõõdus ja sulle sobivas siis vajalikkuses. Nii et suur aitäh, kõike ilusat ja kohtumiseni järgmisel nädalal. Mahalo!